See maa pole üldsegi suur ja see maa ei ole üldsegi kõrge ja sellel maal tihti jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge. Kokku kutsutud, küülaliisi igatsentsiin, viruvanen vastatud ivalutud. Tanni parajam neiu koosid mannikese endale, manni novedam neiu läheb kõnnile mehele. Pulma viidu hüülidoole viina 50 vaati, pulma kraavi kokku toodi nõnda palju kui saadi. Ortehaasi prointiinist üle 1000 ära, perretalga püssisi pulma austeb ära. Mulle armas languke, pistaanuke, tants on tulinus pillivis, lähme tantsma siis. Hõissa, võinam viis vansi memme tatsima, hästi Kalevi Kammerkoor Erki Meisteri juhendamisel. Hästi Eesti. Me alustame. Eesti president Lennart Meri on kunagi öelnud, et Eesti püsima jäämine sõltub igast ühest meist endist. Me lisame siia juurde, et igast ühest meist sõltub tegelikult parem Eesti. Eks ole, Artur? Sõltub või ei? Sõltub küll. Ja me lähme vaatame, mida Eesti elust arvavad Karl Madis, Priit Kolsar, Jesper Parve, Airi Vippulgumar Kansar ja Artjom Savitski. Lähme vaatame. Lähme. Minu arvates Eesti elus on väga palju hästi. Esimene asi ja kõige tähtsam asi, et on rahu. Meie haridustase koolides on väga hea. Meie teadus teeb meeletuid samme. Nii et siin on nii palju head, nii palju hästi, et kui maailmas ringi käid, siis tekib kodu igatsus, tahan koju, tahan, et kõik oleks hästi. Ütleme nii, et inimesed on siiski suhteliselt viisakad ja ei ole peale tükkivad. Sa võib-olla ei näe päris täpselt seda, kui sa elad siin sees, siis ikka tundub, see on pahasti, et kogu aeg, et vaja paremini. Aga kui sul on kõrval inimene, kes räägib, kuidas tema maal need asjad on, siis sa hakkad hindama neid asju, mis meil on. Ja ma ütlen, tegelikult üks õudselt mõnus asi on see, et meil ei ole liiga palju rahvast. Ma arvan, see sama on kõige tähtsam. See, et ma saan iga hommik tulla oma koeraga rahulikult metsa. Siin on vaikne, mõnus, ma saan oma lapse viia rahulikult hommikul lasteaeda ja et meil on nii palju erinevust, meil on talv, suvi, kevad, sügis, kõik vaheldub kogu aeg ja see, et siin on mõnus rahulik, et ma saan öösel rahulik kodus magada, ma ei pea muretsema, et tuleb maavärin, tuleb tsunami, juhtub midagi hullemat, et selles mõttes on ta ideaalne koht pere üles kasvatamiseks. Ma olen väga rahul Eesti eluga. Ilusad inimesed ja toredad, sõbralikud inimesed, aga ilm võiks veits parem. Kenad inimesed rääkisid hästi Eestist. Jah, ja selgub, et päris palju on hästi. Savitskile võiks öelda muidugi, et selle väikese tõrvatilga, mille ta nüüd viimasena puistas, selle ta võiks oma suuskadele määrida. Ja läheb sõit kohe palju paremini. Aga üldiselt me jäime taga rahule. Isegi Karl Madisel oli hea olla hoolimata, et tal 2 eesnime on. No vaata, tõrvatilk peab alati sees olema, muidu on liiga siirup. Ta on nagu lääge. Ei ole usutav. Hakkab niisugune Brežnevlik uudisteprogramm, et enam paremaks minna ei saa. Seda ei tohiks olla. Seda ei tohiks olla. See on õige. Ja Eesti president pidas ka selle nimel ju inimesi meeles, et kõigile just ei annetanud, aga päris palju inimesi said seekord raha võrra rikkamaks, siis auraha.
Enne olid ordenid, nüüd on aurahad ehk siis teenete märgid või? Rahvasuu hüüab need ordeniteks, sellest nii tähtis ei ole. Olgu ordenid. Teenete märk, aumärk, peaasi, et märk. Peaasi, et ära märgiti. Ja hästi märgiti. Mul on siin käes päris pikk nimekiri neid, ma vaatan, kelle üle võiks olla hea meel, et tema ka auraha sai. Mul on ka, aga sa paku enne välja enda variant näiteks. No võtame naiste rahvastest, neid oli niikuinii vähem auhinna saajate hulgas. No näiteks Anneli Aken, ma nimetan ainult oma tuttavaid. Muidu Haapsalu Plika, aga elab Luksemburgis või kusagil seal Belgias ja kasvatab seal Eesti lapsi. Tore, et kasvatab eesti keeles, eesti meeles. Mina leian kohe Toivo Tänavsuu, vähihäigete abistaja. No võiks küsida, kes siis veel. Ja muidugi. Niivõrd visalt ja pikki aastaid ja hingega viidud läbi missioon. Mina leidsin Kait Tamra. Muidu mina leidsin ka. Nii, kaugel Tallinnast küll, aga seal ääremaadel, seda ei tohi öelda muidugi, laulab nii ilusti kirikuid mööda ja ilusa ja armsa häälega. Teeb ise laule ka. Ja kuulsas suguvõsast. Et tema ei ole nagu peavoolu laulja, et kõik teaksid. Mõni võib-olla ei teagi. Tead, ta ei tahagi vist olla. Jah, ta pole kunagi seda eesmärgiks võtnud. Ta läheb muidu ka hästi. Peep Lasman. Vaata, kui pikalt kündis akadeemia esivagusid. Nüüd taandusega on pianist edasi ja kui palju ta kõik on mänginud. Muuseas loeb väga hästi kohe noodist. Olen ise näinud. Agu Udelepp pakun mina kommunikatsiooniekspert, sest tema on ka hästi taastunud ja hästi vastu pidanud oma haigusele, aga on ka suurepärane kommunikatsioonispetsialist tõepoolest olnud kogu aeg. Või Tiit Hennoste näiteks, tema puhul võiks ju minna talle külla ja küsida käest, kas meie saate pealkiri on õigesti formuleeritud. Kas see koma seal vahel peab olema või ei pea? Hästi Eesti või hästi koma Eesti? Kas Eesti on üte või ei ole? Jah, et kas meie lause ehitus on selle saate puhul õige? Just. Anne Luik, mahepõllunduse edendaja. No mahepõllundust oleks hädasti vaja. Seda vana head sõnnikut vist. Ilma kunstväetiseta. Olen mahedad. Üldse võiks teiste käest ka küsida, mitte ainult mina sinu käest ja sina minu käest. Kuulge, armsad vaatajad, on ju Eestil hästi või ei ole? Teate, need, kes arvavad, et on hästi, need võiksid ju kirjutada näiteks saate nimelise Facebooki leheküljele hästi Eesti, see üles otsida ja sinna oma jälgi jätta, mis on siis tegelikult hästi. Just nimelt seda me taga ajame, sest halba on siin maailmas oi kui palju ja meie sellest täna rääkida, vaat jonni pärast ei taha. Kõrini on, aga heast ei tohi kunagi kõrini saada. Ja vaatame, kas seda head on nii vähe. Ei ole, ma arvan. Head on päris palju. Mul on sulle muuseas kingitus ka. On või? Jah, käisin ühest odavpoest läbi ja mul on nii-öelda klaver põõsas siin tooli taga. Mõtlesin, kuidas ma sulle, vanale sõbrale, head meelt teen ja... Ma pean sulle ütlema, et minul sulle veel ei ole, aga järgmises saates ma luban, et tuleb. Jääd võlgu. Need on kollaste klaasidega prillid. Vaata, pane need ette ja Tallinna veebruari kliima ei näi enam sugugi nii hall proovi. Peale selle sa oled nendega väga naljakas kindlasti. Naerdab ka saama. Ja oledki. Ja kus olengi naljakas kusjuures. Palju nüüd maksid sul? Euro ja natukene veel. Vaadake, inimesed, hästi saab väikese raha eest maailma kollaseks. Ja sa pole mulle võlgu. See on kingitus. Absoluutselt, see on kingitus. Selleks, et mõnest missioonist põhjalikult aru saada, tuleb sellele missioonile võimalikult lähedale minna. Nii tegin ka mina. Panin selga abipaluja särgi, läksin ühte väga rahvarohkesse kohta ja seisin ühe väga pika ja väga tuntud näoga mehe kõrval. Ainult sellepärast, et sellest missioonist natukenegi rohkem aru saada. Kohe näitame teile ka, kuidas missioon kulges. Oi, aitäh lapsuke. Suur tänu. Ja palun, aga ma lasen näed alla poole ennast. Aitäh sulle. Martin Luther olla kord öelnud, et siin ma seisan ja teisiti ma ei või. No, päris Luther sa nüüd ei ole, aga mingil määral see lause käib sinu kohta ka. Sa võiksid praegu kodus istuda ja olümpiamänge vaadata. Ma ei saaks seda teha. Ütle, kas sa lubasid oma kadunud emmele, et sa teed seda? Tegelikult me tegime seda emmega koos. Ehk siis tema oli ka ametlikult fondi asutaja. Me käisimegi koos, mina, ema ja Janek Mägi notaris seda fondi registreerimas. Panime 200 eurot seemnerahaks sisse.
ja ema nägi seda fondi umbes 3 kuud. Siis ta pidi lahkuma, aga meie töö siis alles algas, ütleme nii. Ta uskus, et see asi läheb käima, et ta nüüd nii kiiresti on kasvanud, no seda ei osanud keegi näha. Tahtsingi küsida, et sa kogusid Eestimaalt kokku üle 1 miljoni euro. 1,8 miljonit. Ligi 2 miljonit. Jah. Ma näen seda, et kui neid kalleid ravimeid, me võime neid kiruda, kui neid ei ole, väga mitmed inimesed oleks juba lahkunud. Minu ema elas 1 aasta. Samas oli see meie pere jaoks selgelt üks kõige kvaliteetsemaid aastaid. Lisaks sai ema nii palju oma unistustest täidetud, ta nägi oma järgmist lapselast, ta suutis oma rikkalikud 10 aastatega kogunenud arhiivid, ta oli ajakirjanikeks, suutis korrastada niimoodi, et nad olid põhimõtteliselt ühes kaustas arvutis. Aitäh teile! Ta läks ikkagi, ma julgen öelda, ta läks rahuga. Tere jälle tuttav nägu, Toivo. Tere, tere. Sul tuli väga hästi välja see annetuste kogumine, peaks mainima. Mul oli hea eeskuju. Tegelikult oled sa ju päris suur vastutaja, sest suured summad libisevad sinu kätte vahelt läbi. Nii on. Ükskord viisin näiteks panka 110 kilogrammi sularaha korraga. Ükski annetajatest ei ole kahelnud selles, et see raha ikka läheb õigesse kohta. Mõni võib-olla on, seda ma ei tea. Nad peavad lihtsalt mind usaldama, neid muud ei jää üle. Käid iga päev kusagil seismas? Iga päev mitte, aga peaaegu iga nädal. Meil on 100 inimest, kes aitavad siin-seal üle Eesti. Ja kui tekib selline auk, et keegi ei saa tulla, on vaja panustada, siis mina olen augutäide. Kas kõigil neil 100 inimesel on samasugune taust või põhjus käia seda raha kogumas, teadagi milleks? Isiklik kokkupuude vähiga mingil moel, jah. On väga-väga erinevad inimesed tõesti nii vanuse poolest, koolilapsi on pensionääre, on Tallinna inimesi, on Pärnu, Tartu, kõik kandid. Oled sõimata ka saanud? Ikka olen, mitmeid kordi. Et mis sa seisad jalus ja mis raha sa jälle tahad, kõik muudku tahavad ja? Et mis sa kerjad siin, et me oleme üks selline ravimi, maffia käepikendus ja nii edasi ja nii edasi. Ikka juhtub. Me kogusime tol päeval päris suure summa, ma ei mäleta kui palju, aga ega seda vist väga palju ei ole, vaadates nende tablettide hindu. Kokku pärast meid tulid ju veel tüdrukud koguma, et kokku me vist saime 1500 või sinna peale või? Jah, 4 tunniga umbes. Kui palju üks aktiivravis olev haige sellest rahast päevas ära kulutab? No sellest võib saada umbes poole kuu ravimi, üks inimene. Seisad oma tüdrukutega 2 tundi ja keegi saab selle eest ennast ravida 2 nädalat? No näiteks, kui nüüd niimoodi võtta tõesti. Kuule, päris suur kasutegur. Absoluutselt. Et me kogusime eelmisel aastal niimoodi kastidega ju üle 100 000 euro kokku. No, mis on juba suurusjärgu võrra korralikum summa. Ja ei tasu jääda muljet, et nüüd sellisel moel me annetusi kogumegi, et enamus tuleb ikkagi elektroonselt. Sa ei ole meie stuudios ainus külaline, Arturi kõrval istub üks daam, aga sellest jääb Artur rohkem rääkida. Ja minu kõrval on täna siin külas Annika Mõrt, kes on Vähiravi fondile tänu saanud abi, saanud terveks. Ja vaatame ühte videot, me käisime kohas, kus Eesti inimene võiks tegelikult käia sagedamini ja kus ta võiks mõtiskleda elu üle, sest elu on meil kiire, närviline ja rahutu, aga see on koht, kus natuke oma mõtteid koguda. Jaani kirikus. Kui me nüüd siin kirikus nagu istume, et kas ta on rahustav see ruum? Jaa, kirik on väga rahustav. Kui ma sellest haigusest taastusin ja esimese käiguna võtsin teekonna ette Põlva kirikusse,
ja kuna ma selle haigusega olin selline väga suht tuim ja voodis, siis kui ma kirikuni jõudsin, siis ma avastasin, mul on väga palju kehaosi, mida ma ammu ei tundnud. Ta oli nii rahustav, et mul lausa tuli kohati pisar silma, et see kuidagi selline see halb emotsioon tahtis minust välja tulla. Surma ei saa petta, aga temaga on võimalik läbirääkimisi pidada. Kui ma endas vaatan tagasi kõigele, mis ma olen teinud, kes ma olen olnud, siis ma ütleks praegust, et minu läbirääkimised on õnnestunud ja ma püüan nendest tingimustest kinni pidada, mis lubadusi ma andsin, kui ma ootasin seda, kas ma saan ravi, kas ma saan abi, kas inimesed aitavad mind. Ma sain seda ja ma püüan seda väärikalt hinnata ja kui ma sain terveks ja sain analüüsid, et ma olen vähivaba ja need viimased jäänused välja lõigati, siis kui ma kususin, siis ma ikkagi kogu aeg jätkuvalt tänan neid inimesi. Alati, kui ma käin arsti juures, raporteerin ma Kingitud Elu fondile, et jätkuvalt olen ma terve. Ma loodan, et see niimoodi jääb ja alati igal võimalusel ma tänan kõiki neid häid inimesi, kes on annetanud raha Kingitud Elu fondile, et sain mina abi ja saavad ka need. Minul läks hästi, mina olen hetkel vähivaba. Ma leidsin, et sellest on nagu vähe, kui ma sellest Facebookis kirjutan. Ja ma läksin Põlva kirikusse ja panin küünla ja seisin seal ja tänasin mõttes kõiki inimesi ja saatsin selle küünlalöögiga neile teele. Palju tervist, palju häid soove, palju jõudu ja tohutud tänud, et nad jagavad seda vähest, mida neil on. Ja mõnikord, kui ma ei ole jõudnud kirikusse, siis kui ma ikkagi leian, et elu on kingitus ja on asju, mille nimel tasus pingutada, kui ma vaatan oma lapsi, siis ma istun õhtul köögis, panen küünla põlema ja ikkagi mõttes tänan neid häid inimesi ja saadan neile häid soove selle küünlalöögiga. Kas Toivo Tänavsuu on kergesti leitav täna ja siis? Jah, ta oli ka siis kergesti leitav, aga mina sel hetkel ei teadnud sellest fondi olemasolust, aga minu raviarst ütles, et see fond on olemas ja siis ta on leitav täiesti. Ja ma arvan, et nüüd juba paljud teavad sellest fondi olemasolust. Et ma ei olnud varem, kui mul ei olnud ju vajadust ja ma ei olnud selle haigusega kokku puutunud, kuuled kuskil kellelgi on vähk, see läks minust mööda, aga kui see mind puudutas ja mul oli abi vaja, siis nüüd ma tean ja on palju minu tuttavaid nüüd on leidnud tee sellele fondile. Algul on kindlasti väga raske murdumise punkt või see punkt, kust sa pead üle saama, et vaim hakkaks koos sinuga tööle. Jah, minu esimene reaktsioon, kui ma sain diagnoosi, oli kohe, et sellesse ju surrakse. Mu täditütar on 25 aastat meedik olnud, ma helistasin esimese reaktsioonina talle. Ta ütles mulle, et sina ei sure, sa oled meil hull. Oleme heas mõttes hull. Heas mõttes hull, järjekindel, et sa tuled igast olukorrast välja. See andis ka jõudu siis, kui tema nii ütleb, siis ta on väga tark reaalselt. Ja võitlesin kaua, lõpuks olid variandid otsas ja siis tuli minu ellu Kingitud Elu fond. Nii et ja selle fondi nimi ütleb kõik enda eest, et kuni 50. eluaastani elasin ma elu, mille kinkisid mulle minu vanemad. Edasi elan ma elu, mille kinkisid mulle minu vanemad ja Kingitud Elu fond koos kõigi heade Eesti inimestega, kes sinna fondi on annetanud. Nii personaalselt minule kui üleüldse, kes fondi annestavad. Kas on 3 momenti? Ametlik meditsiin, midagi müstilist, olgu see kirik, olgu see esoteerika ja loomulikult alates fondist, aga eelkõige loomulikult sugulastest, sõpradest, mis on need 3 vaala või sammast, mille peal see lootus hakkab kasvama? Ikka on ametlik meditsiin, aga arst ei saa üksinda kõike ära teha. Ise peab ka midagi tegema ja nagu öeldakse, et meditsiin ravib sinu füüsilist keha. Ise saad sa ravida oma vaimset poolt. Ja väga tähtis on ka see, kes on sinu ümber, kes on sinu kõrval. Sest sul võib olla väga palju asju, sa võid elada uhkes lossis, aga su kõrval ei ole inimest, kes toob sulle peale seda keemiaravi voodisse klaasi vett, sest sa ise ei ole võimeline püsti tulema. Siis need 3 asja on tähtsad. Tuleb ravida füüsilist keha, tuleb ravida oma vaimset poolt, ka see on oluline. Ja on ka tähtsad, kes on sinu kõrval, kes sind toetavad sel hetkel ja aitavad.
Annika, kas mina võin ka midagi küsida? Ja ikka võib. Te paistate väga avatud tänumeelega praegu, selleks on ka igati põhjust. Jaa, aga ütleme, ma võin öelda siia vahele siis, et Põlva Vähiliidu arstkirurg, üks kirurg on mulle öelnud, et ma olen sind juba 3 korda maha kandnud. Et ma ei tea, kuidas sa teed, aga ikka sa oled veel elus. Ikkagi too avatud tänumeel, kas tõesti on selle jaoks vaja nii raske katsumus läbi elada, et inimene lõpuks ometi aru saaks tegeliku elu väärtustest? Ei, ma ei tea, kas just nii raske, aga kuidas kellegile ju siis... Ei, ma arvan, et ma sain juba varem sellest aru. Aga kuidagi... Ma sain juba sellest võib-olla esimesel teisel korral aru, aga kuidagi see protsess venis pikale, jah. Toivo, kas Annika jutt, õigemini tema lause sealt kuulduna vastab täiel määral tõele? Surmaga ei ole võimalik... Surmaga ei või mängida, aga temaga on võimalik läbirääkimisi pidada. Jah, temaga on võimalik läbirääkimisi pidada. See oli väga hästi öeldud. Minu jaoks muidugi on tähtis see, et kõik abivajajad on saanud selle fondi kaudu seda, mida nad tol hetkel vajavad, ehk siis kõige parema võimaliku ravi, mida saab proovida. On saanud lootuse, on saanud võimaluse elada kauem, saada oma elule nii-öelda mitu korrust juurde. Ja Annika on nüüd hea näide selle koha pealt, kus süsteem on nagu maha kandnud inimese, öelnud, et see ravi ei ole piisavalt kulutõhus, mida on vaja. Haigekassa seda ei rahasta tänu sellele, aga näete, ravi on osutunud ikkagi väga kulutõhusaks, sest inimene elab. Kas me võime sel puhul ikkagi öelda hästi Eesti? Me peaksime ütlema praegu hästi või mitte hästi süsteem. Sa kasutasid seda sõna riigi asemel. Süsteem, jah. Süsteem loobus Annikast. Täpselt. Ja nii on tegelikult. Ja Eesti inimesed ei loobunud, sest kuna vähiravifondi on nii palju annetusi tulnud, siis ma eeldan, et Eesti inimeste jaoks on kõik need elud olnud piisavalt kulutõhusad. Sest muidu meile ju keegi ei annetaks. Nii et ikkagi hästi Eesti. Väga hästi minu meelest, jah. Ja just tahtsin ka seda öelda, et jätame, süsteem on süsteem, las nad olla oma ette, aga hästi Eesti on ikka need Eesti inimesed, kellele läheb korda see, mis toimub teise Eesti inimesega. Ja vägagi läheb korda, et oleme teinud selliseid sihtotstarbelisi kampaaniaid ühele, teisele, kolmandale inimesele ja tuhanded annetajad panustavad loetud päevadega 10 000 eurosid. Mina nägin oma kogemusest seda, et minul oli Maalehes artikkel, kus kutsuti üles annetama minu raviks. Ja järgmisel hommikul, nii et neljapäeval ilmus Maaleht ja reedel, kas vist oli kell 10, kui ma lugesin Delfi uudist, Toivo oli postitanud, et minu raviks on annetatud 8000 eurot. Mu lapselaps, tütar oli mul kõrval, ma kallistasin teda, ma nutsin pool tundi. Ma muudkui loen ja mõtlen, et see ei ole võimalik, selline summa. Ja ma kallistasin, mõtlesin, tead, ma saan ravi. Ma muidu korrutasin seda, et ma saan ravi. Ja ma lihtsalt pool tundi rõõmust nutsingi. See oli, mis hästi Maaleht. Aitäh Eesti inimesed, kes annetasid ju. Et see oli minu jaoks, jah, ikkagi müstiline summa. Ja see on tõsi, ravimid on kallid, täiesti hullumeelsed kallid. Ravimifirmad on ahned, võib-olla nii öelda, eks ju. Kui kallis võib olla üks pisike väike tablett, üks tablett? 100 eurot ei ole mingi küsimus. Minu ema krõbistas ju 50 000 eurot ühe aasta jooksul ära, aga summa summarum me näeme, et inimeste elud reaalselt pikenevad, nad saavad aega juurde. Ja Annika on näide, kus on siis ka tunnistatud haigusvabaks. Ma võin need suurusjärke vist nimetada. Firma puhul kogunisti korraga 100 000 ja eraannetajalt 5000 on kuskil seal maal nad. Ja. Eesti inimene ei ole halb annetaja. Eesti inimesel on süda sees. Mulle meeldis tollel missioonil seal vabatahtliku osavõtjana siiski see laste rida, kes tulid, panid 20 senti, 50 senti, vähemasti kõlksus miski, järelikult olid mündid. See on ju ka võimas sest tegelikult. Tuleb emaga koos poest ja siis... Ja, see on kihvt jah, et ema nagu tahaks nagu mööda minna, et pole aega, meil on kiire, ostame oma asjad ära ja lähen minema. Ja siis laps tirib nagu ema tagasi ja paneb oma sellest väiksest kukrust pisikese jäätise raha sinna karpi, et see on midagi väga ilus, et me näeme seda väga palju. See on suur raha. See on väga suur raha. Kas täna saab öelda, et hästi Eesti on veel paremini võimalik kaugemale minna, et öelda, nüüd on hästi Eesti. Mis see unistus oleks?
selles mõttes on hästi Eesti, et me oleme saanud kõiki toetada, keegi ei ole jäänud ukse taha. Me oleme öelnud, et me lisaks haigetele ravime ka ühiskonda, õpetame veel ja veel rohkem inimesi annetama, toetama, tekitame sellist sidusust ühiskonnas, kus tõepoolest sellise kambakaga ongi võimalik tulla ja ulatada abikäsi kellelegi, kes on väga hädas. No ja siis meil tuleb natuke veel süsteemi ravida, nii et üht-teist on teha, aga üldiselt on hästi, jah. Annika, kui sa seal kirikus mõtlesid ja mõtisklesid korduvalt ja korduvalt, mille ja kelle üle sa Eestis praegu uhke oleks? No mina olen ikkagi Toivo üle uhke, sest kui ei oleks fondi, ei oleks Toivot, siis mina ei istuks praegu siin, ma arvan. Meil on täna saates ikka mõni üllatus ka. Artur juba prillid sai, aga järgmine üllatus on sulle, Toivo. Kopp, üllatus, tule sisse. Meie oleme Annika järeltulijad ja tahame avaldada tohutut tänu oma vanaemast. Mis sina pidid ütlema? Aitäh, vanaema eest. Aitäh. Aitäh. Sellise toreda fondi eest. Ja siin on ka Põlvamaa käsitöö teile mälestuseks. Suur tänu. Aitäh. Aitäh ka Peipsi ääre rahva käest, Alari käest. Rõõm teie üle. Kes on saanud ka elu juurde tänu Toivole. Et see tänu kuulub tegelikult kõikidele annetajatele. Meie fondist teeme kõik selleks, et igal ühel oleks veel üks lootus, veel üks õlekõrs. Suur tänu kõigile, kes on toetanud. Selline saigi meie esimene saade Hästi Eesti ja Eestil läheb tõesti hästi, kui meil on sellised mehed nagu Toivo Tänavu. Sellega võikski saate lõpetada, aga paraku tuli mulle meelde veel 2 väga tähtsat asja, mida just nimelt täna peab meelde tuletama. 14. veebruar. No, sõbrapäev ju. Olgem siis täna hästi sõbralikud. Ükskõik kui kaugelt see päev meile eksporditud on, sõprust ei ole kunagi liiga vähe. Ja veel üks asi, aga see on juba küsimus Arturile. Täpselt 100 aastat tagasi kaotas iga Eestimaa elanik, ja neid oli mujalgi veel, 1 sekundiga 2 nädalat. Kuidas see sai toimuda? Hea küsimus. Ma mõtlen, aga ma katsun toetuda loogikale. Vaevalt, et nüüd kuuvarjutus oli nii pikalt, et läks nagu kiirelt mööda. Ma arvan, et midagi on seoses kalendriga. Ja muidugi. Tuli vist uus kalender. Just. Ja inimesed hüppasid 2 nädalat kuupäevast edasi, aga tühja sellest, see toimus kõik 100 aastat tagasi ja oigu palju raskeid asju. Pärast seda meid kõik ees ootas, kuni me jõudsime tänasesse aastasse 2018. Kohe-kohe hakkavad siin ekraani all serval jooksma telefoninumbrid. Ärge võtke neid numbreid sundusena. Aga kes vähegi seda tahab, siis palun, nende numbrite kaudu võite toetada Vähiravifondi Kingitud elu. Hästi, Artur. Näeme järgmine nädal ja ikka saates Hästi Eesti. Ja selle maa siingiäine on tuul. Kuid see maa on mulle kasvanud hinge. See maa on mulle sünd.